Minu isa on Kingsepp. Teda hüütakse naaskel pea, sest et ta ühte valu naaskliga pead kratsib. Kuule poiss, pane nüüd ometi punkt. Muidu meil pole varsti midagi hingata. Kogu õhk on kambris sinu plära täis kirjutatud. Veel mitte, isa. Näitekirjanik Andrus Kivirähk, lavastaja Uku Uusberg ja näitleja Roland Laos on peasüüdlased selles, et Oskar Luts on taaskord Draamateatris ja üldse Eesti teatris aktuaalne. Tere tulemast saatesse, Roland, mul on hea meel sind siin tervitada. Tere, Jim. Ja sa oled siin sellepärast, et sina kehastadki Oskar Lutsu Draamateatri laval nüüd õhtust õhtusse. See päris inimese laval kehastamine on ju tegelikult selline imelik asi selles suhtes, et sa ei saa ju tegelikult muutuda Oskar Lutsuks. Sa oled ikkagi otsast lõpuni Roland Laos, aga mis nurga alt sa Oskarile lähenesid, et teda kuidagi omaks võtta või omaks saada? No kõigepealt esimene asi ongi, et peab kindlaks tegema, et kas ma hakkan midagi jäljendama ja selle kaudu püüan kuhugi enda impulsid näitlejana suunata või ma otsin kohe seda, et mis mind puudutab ja püüan seda välja tuua. Ukuga leppisime kokku, et tegeleme selle viimasega. Vaatame, võtame seda kui protsessi ja uurime, et mis see tekst meile annab, mis meie kujutlus meile annab ja kas see kõik, mis see annab, muutub ka arusaadavaks, kui seda väljendama. Nii oligi. Sina, Oskar, saad endale venna. Venna! Mis ma temaga teen? Ma tahtsin ometi uiske. No meie uuris, mina vaatasin ja kuulasin, mida kuulda andis, eriti meid Rolandiga käivitas üks intervjuu, kus küll Luts ilmselt oli üsna purjus, kui ta seda intervjuud andis, aga seal oli tema isikupära kuidagi väga niimoodi essentsina esil. Ja mul on tunne, et Roland lõpuks nagu natuke, mina ei tea, et kui Luts seda ise vaataks, eks ta muidugi vaidlustaks selle, aga ma arvan, et nagu teine pool temast ikkagi muheleks ja saaks aru, et see on Lutsu hing, mida me seal otsisime, mitte tema väline kuju. Kuigi minu meelest väline kuju on ka selle hingega koos, nii et äkki midagi sellist võis ta mingitel hetkedel olla ka. No, Kingsepa poiss, mis sina siis siin teed? Kalal käisin. Kalal? Millega sinusugune kala püüab? Saab vaba elaga või? Lavastust jälgides võib tekkida selline tunne või isegi veendumus, et on olemas väga selge ja otsene seos Oskar Lutsu varalahkunud venna Arno või Arnoldi ja siis tema kõige kuulsama tegelaskuju Arno Tali vahel. Et vähemalt mingil määral on Oskar Luts oma tunded seoses oma vennaga kuidagi kanaliseerinud siis Arno Tali tegelaskujusse. Ja sellised paralleelid mulle meeldivad eriti just lüürilises või pisut nukramas võtmes, mis ei ole ju võib-olla Andrus Kivirahule kõige omasema. Sa oled ju meil nii terane, sul on kogu aeg nina raamatus, sinust saab kindlasti mõni tähtis mees. Sina oled ainus püsiv elusolend seal laval selles tükis. Kõik teised sinu kaasnäitlejad vahetavad pidevalt rolle, vahetavad oma iseloomusid ja tahtmisi ja sihte, aga sina oled otsast lõpuni sama. Jah, et see vist ongi niimoodi, et aeg muutub nagu elus. Sa vaatad enda ümber toimuvat ja sina oled tegelikult vaatleja rollis. Sinu roll on tähele panna neid huvitavaid inimesi, kes sinu kõrval on. Neid ägedaid juhtumisi, mis kogu aeg juhtuvad ja millest sina just kui võib-olla ei tunnegi ennast koheselt puudutatuna, aga ometigi, kui see kohe ei teki, see puudutatus situatsioonist, siis see tuleb alati järele. Ega meil nende aruskite juures pikka pidu ole, kui nad nii tigedad on. Pikka pidu ei ole. Ja Oskari pärast mul on ka süda vanu täis. Miks peab poisike sedasi kartma? Ta ei julge enam jõe ääregi minna.
Mida ta paha on teinud, et teda sedasi kiusatakse? Pikka pidu ei ole. Kui on kirjutatud näidend, kus on 29 tegelast ja ligi 80 stseeni, siis kui see panna niimoodi, et igal pool on erinevad inimesed selle taga, siis see asi valguks laiali. Et Andrus ütles, et niimoodi peaks tegema ja ma olin nõus ka. See on nagu see põrgupõhja jürka või noh, et Andrus ütles, et kogu mu enda missioon oli siis nagu teenida autorit, teenida näitlejaid ja teenida Draamateatrit. Ole nüüd lahke laps, anna natuke raha. Ei anna. Mis sa kraksud siin? See näed su isa ja kalli külalisega juttu. Kas ei ole nurka? Noh, istu seal. Selle tahad, aga äiga sulle karguga. Andrus Kivirähk on selle lavastuse tõttu päris palju intervjuusid pidanud andma. Ühes intervjuus Rein Veidemannile ütles, et tema arvates ilma Oskar Lutsu lugemata ei olegi võimalik Eesti kultuuri mõista. Aga mida tähendab Luts sinu jaoks väljaspool seda lavastust? Mida ta tähendas sinu jaoks näiteks enne selle lavastuse tegemist? Eesti kultuur on kogu aeg võidelnud enda püsima jäämise pärast ja mina olen kasvanud üles ikkagi MTV3-dega ja kõikide muude välismõjudega juba. Selle kõrvalt on ikkagi jooksnud läbiva joonena Kevade. See ongi igal pool lihtsalt olemas. Sa tead, et tõenäoliselt iga eestlane on seda lugenud ühel hetkel oma elust. Ja et selline teos on olemas, mis ühendab nii palju inimesi. See on ju vägev asi, mille najal oma kultuuri üle uhkust tunda. Luts, siin sa oledki. Kuule need, mis ma sulle ütlen. Osta mulle üks õlus, sest ma ise olen hetkel täiesti lage, aga Kevade raha on koos. Tundub, et Oskar Lutsu Kevade ei ole kaotanud oma mõjuvõimu või oma olulisust just seetõttu, et selles raamatus on niivõrd mitu arhetüüpset tegelast. Sangviinik on Joosep Toots, flegmaatik on Tõnisson, melanhoolik on Arno Tali ja koleerik on siis Jorh-Daniel Kiir. Ja vaadates nüüd Kevadest Lutsu tekkis mul selline imelik mõte, et kui Joosep Toots oleks pärast Kevadet astunud nii-öelda raamatumaailmast välja päris ellu ja oleks hakanud kirjutama, siis oleks temast saanud arvatavasti Andrus Kivirähk. Sest minu arust Andrus Kivirähal ja Joosep Tootsil on kaks sarnast omadust. Kaks omadust, mis neid nagu selgelt ühendavad. Üks on huumorimeel ja teine on kujutlusvõime. Minu jaoks võib-olla selle lavastuse või etenduse kõige olulisem hetk saabub siis, kui näitemängu sekkub aktiivselt selline hämar, mitmeti mõistetav tegelane, osalt just nagu Nikolai Gogoli vaim, osalt siis selline Joosep Tootsilik Jeekim. Ja selles kohas tekkis mul mõte, et Andrus Kivirähk kuidagi väga selgelt samastab ennast Oskar Lutsuga või Oskar Lutsu pärandiga. Kas teie olete siis minu Kevadet lugenud? Muidugi! Nii et tööta aga edasi. Ära heida meelt, kui kohe kõik välja ei tule. Sinu tindipotis on kõik vajalik olemas. Ole aga mees ja kasta hoolsalt sulge. Küll siis kõik paberile jõuab, mis sinna jõudma peab.